videolõunatund Nõmme raadios. Tere taas, lõunatund Lõuna raadios. Ei ole Lõuna raadio, Nõmme raadio. Nii et tore oleks, kui oleks mingisugune Lõuna raadio ka kuskil olemas. Kuigi, miks loogiliselt võttes peaks selle raadiojaama asukoht olema kuskil kas Võrus, Antslas või kuskil sealkandis. Aga veel minu teada ei ole, ehkki mingisugused raadiojaamad seal kindlasti olemas ka on. Olgu, sissejuhatuseks veel nii palju, et kõigepealt me täname kõiki toetajaid, kes on seda siiamaani teinud ja ärgitame kõik, et kui kellelgi on midagi selle poolt või vastu, mida me siin räägime või arvate, et eksime mingisugustes faktides, siis olge head, andke sellest tingimata ka teada, arvestame seda päris kindlasti ja mitte ei tee seda sellise näilise kaasamise kujul, nagu praegu on harjutud rääkima, et ikka kaasati erinevaid osapooli või osapooled olid kaasatud pool teadupärast. Osapool, see sõna viitab iseenesest ju poolele ja neid erinevaid osapooli saab olla ainult 2, ehk siis 2 poolest tervik ju koosnebki. Aga kui me räägime 3, 4 või 5 või 10 või veel rohkemast osapoolest, siis ei ole küsimus enam tervikus, vaid tont teab milles. Olgu, lõpetame sellise suhteliselt sumbuurse sissejuhatuse, veel kord tänu kõikidele toetajatele. Ja millest alustaks? Mul on siin mõningad üllatus on teil täna, ruttan veidi ette, et täna ka seoses Sündikaadi raamatuga. Sündikaat 2 nimelt ja mille sisu kuidagi hämmastavalt sarnane on sellega, mis on tegelikult juhtunud. Aga maitse asi. Delfi on viimasel ajal üllatanud sellega, mitte üllatanud ei ole, ta muutis oma formaati, kõigepealt kadus ära päevaleht kui selline ja siis hakkasid ilmu arvamusportaalides kõik võimalikud kirjutised, nüüd on välja pandud ka preemia, rahaline preemia, kes kirjutab kõige paremini. No kuidas on võimalik kindlaks teha, kes kirjutab kõige parema mõtte, mis tal parasjagu pähe tuleb. No raske on hinnata, aga võib-olla on mingisugune žürii, kes hindab loomulikult mitte seda, et kuivõrd hea ja ladus on kirjatükk ise, aga kuivõrd see hindajatele meeldib või ei meeldi või ükskõikseks jätab. Ja aga huvitav on see, et need kirjutasid, need arvamused, nad paistavad silma ühe asja poolest, neil puudub loogika. Nad paistavad silma mingisuguses ebasüsteemsuse ja mingisuguse üsna kaheldavate seisukohtadega. Aga võib-olla on tegemist lihtsalt sellega, et tahetakse Overtoni aken lahti lüüa ja seoses sellega, et edaspidi on ju lihtsam selle teema juurde tagasi tulla, kuigi alguses seda ei julge keegi käsitleda. No näiteks võib-olla läheb muidu segaseks, võtame mõned näited ette ja on asi lihtsam. Võta võim. Elvis Johanson arvab niimoodi, pange rohkem kurjategijaid päriselt vangi, eelkõige teiste inimeste ohutuse tagamiseks. Pangem rohkem kurjategijaid päriselt vangi. Kes need pangem, kes need me oleme, kes me siis peame hakkama päris kurjategijaid päris vangi panema. Siiamaani oleme ikkagi aru saanud, et kõigepealt on uurimine käib ja siis kas paremini või halvemini lühema või pikema aja jooksul kaalutakse mingisugused asjaolusid. Kui kaalutakse, siis läheb asi kohtusse ja kohus on see instants, mis siis mõistab õigust ja ütleb, et inimene kas pannakse vangi või pannakse tingimisi vangi või mõistetakse hoopiski õigeks. Nii et üleskutse meile kõigile hakata kedagi vangi panema kõlab küll, pehmelt öeldes üsnagi õõvastavalt. Võta võim, järgmine autor Jakob Saar ütleb niimoodi, inimestel lihtsalt ei ole aega elada. 32-tunnine töönädal võiks 4 aasta pärast olla norm. See eeldab siis seda, et inimene töö juures või tööd tehes ei elagi. Inimene hakkab sedama, kui tal on elama siis, kui tal on tööpäev läbi või see ei ole veel alanud. Ilmselt elab ka ta magades. Aga tööl inimene ei ela. See on huvitav seisukoht iseenesest. Vähemalt sõnastatud on niimoodi ja mismoodi meil on õigust arvata midagi muud, kui võtta aluseks see, mis on kirja pandud.
Või veel üks. Tiia Vissak ütleb, loome üle-eestilise ideepanga, kust võiks poliitikud, ajakirjanikud ja ettevõtjad inspiratsiooni saada. Loome aga ideepanga. Üks ideepank ongi, pangem kõik kinni. Mul on väga idee, suurepärane. Ja ideepank, kui on olemas, milleks meil siis poliitikuid vaja veel on? Kui ideepank on olemas, ajakirjanikke ja ettevõtjaid, kui meil on ideepank, igaüks tuleb, sealt võtab ja nii edasi. Nii et üsna kummaline. Järgmine suurepärane pealkiri, mis on, inimesed ei pööra tihti peale sellele tähelepanu, sellepärast, et tekstidesse keegi enam ju eriti süübida ei viitsi, aga selline, sularahapurk tühjaks, Swedbank võtab mündid tasuta vastu. See tähendab, et pank võtab raha tasuta vastu. Varsti võib-olla ka mingi poodnik ütleb, et me võtame ka raha täiesti tasuta vastu. Milles küsimus on? Münt on raha nagu iga teinegi. Mitte kuskil ei ole mitte ühtegi määrust seadust selle kohta, et üks raha on kõvem raha kui teine raha. Antud juhul siis näiteks kas 1 eurone münt või 5 1 eurost münti on kuidagi moodi teise väärtusega kui näiteks 5 eurone paberraha. Ta on täpselt samasuguse väärtusega. Täpselt samasuguse väärtusega on ülekanderaha. Ehkki ülekanderaha ei pruugi sel hetkel üldse olemas olla, kui näiteks ei ole elektrit. Siis on täiesti ükskõik, kas teil see ülekanderaha kuskil olemas on, kuskil tallel või mine tea lambal. Kas see kuskil on või ei ole, te ei saa seda kasutada. Kui teil on olemas sularaha, ükskõik mis kujul, siis peab see vastavalt Eesti Vabariigi seadustele olema konverteeritav ja vastuvõetav ja käibel olemiseks kohane, vastuvõtmiseks, väljaandmiseks kõikide Eesti juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt. Nii on seadus. Aga nüüd on siis, Svet võtab mündid tasuta vastu. Võtab vastu ja vastu annab mida? Ei tea. No aga Swedbank või bank või ükskõik, kuidas seda nimetada, võib endale lubada ükskõik mida, panete tähele. Ükski väljaanne, mitte kuskil ei ole kogu selle näiteks või Skandinaavia, ükskõik mingite välispankade siinse tegevuse vastu läinud ja see on muide näitaja, sellepärast, et kui me oleme harjunud näiteks mõttega, et Eestis kehtestab makse Riigikogu, otsuse ellu viib täitevvõim ehk siis valitsus ja vastavad ametkonnad, siis see ei ole niimoodi. Maksud on kehtestatud ka pankade poolt, see on küll tõsi küll kaudne, näiteks ülekandemaksud ja kõik see. Sellele vaadatakse täiesti loomulikult pealt, nagu olekski see loomulik asi, kui Eesti Vabariigis pangad omakorda kehtestavad mingisuguseid makse. Aga niisugune on reaalsus. Ja nüüd on tehtud meile kohutav teene veel, et münte, et raha võetakse ka ilma rahata, ilma tasuta vastu. Nii, korruptsioonivaba Eesti juht ütleb, absurdne otsus, kui justiitsminister peaks teadma, mis lubatud ja keelatud. Juttu on siis nüüd Laaneti kohtuasjast, kus kohus mõistis ta õigeks. Korruptsioonivaba Eesti juht ütleb, et see on absurd. Tähendab, omakorda õigust mõistma on tulnud siin keegi korruptsioonivaba Eesti, aga muide, kus kõik väljaandes need ilmuvad, selle järgi võib otsustada ka, mis meelsus saab valitseb ja kust koha pealt saadakse juhtnööre ja niisuguseid nii-öelda tabroosid selliste seisukohtade avaldamiseks. Aga no olgu pealegi. Meie lähtume igal juhul seisukohast, et kohus on antud juhul ta õigeks mõistnud. Süüd ei ole. Balti riikide presidendid ütlevad ühisavalduses. Lükkame tagasi Venemaa Läti suunalised ähvardused. Lükkame tagasi ähvarduse. Esiteks ei olnud kuskil ühtegi ähvardust. Teeme vahet kahel asjal. Üks on hoiatus ja teine on ähvardus. Hoiatus on sellisel puhul antud juhul, mida on Venemaa teinud. No oleme objektiivsed, see meelega meeldib või mitte. Venemaa ütles
Vene esindaja täpsemalt, Venemaa ei ütle mitte midagi. Venemaa esindaja ütles väga täpselt, et kui peaks olema selgeks tehtud, et Eesti, Läti või Leedu annavad oma territooriumi Ukrainale nende territooriumi ründamiseks, siis võivad järgneda adekvaatsed sanktsioonid. See on hoiatus, kui teie, see on näiteks, et kuule vend, kui sa jätkad siin reostamist, siis ma viskan su siit toast välja näiteks. Või ma kutsun siia vastavad organid, kes su minema viivad. Või see on, kui sa teed nii, siis ma teen nii. Tegemist on hoiatusega. Ähvardus on midagi muud. Istub siin mingi mees ja lihtsalt, kuule, hakka astuma. Kohe muidu hakkab juhtuma. No näiteks, see on ähvardus. Teeme vahet kahel asjal, ähvardus ja hoiatus. Ja teine, kuidas on sõnastatud, lükkame tagasi ähvarduse. Ma saan aru, et mõistame hukka, ei kiida heaks ja nii edasi. Aga kuidas me saame selle ähvarduse tagasi lükata? Ähvardus hakkab siia poole liikuma, aga me lükkame talle tagasi. Saab ise oma ähvardusega. See on umbes, nagu keegi selgitas, et mis tähendab tuul 7 meetrit sekundis. See tähendab seda, et kui sülitad vastu tuult, siis saad laraka 1 sekundi pärast tagasi. Kui sülitad 7 meetri kaugusele, tuul on 7 meetrit sekundis, siis sekundi pärast on seal su juures tagasi. Olgu. Nüüd objektiivi tuleb tunnustada ühe loo eest, mis on demokraatlikusse vasakliitu SLD kuulus endine Poola minister, ta oli suisa peaminister, Miller. Praegu ta enam ametis ei ole, aga ta on avaldanud oma arvamust praeguse Euroopa poliitika ja Euroopa kõrgemate juhtide suhtes, kelleks on siis Ursula von der Leyen ja nüüd ka meie kaasmaalane Kaja Kallas. Ja ta ütles niimoodi, et Euroopa Liit ei koosne küll täielikult idiootidest, kuid proua Kallas kuulub kahtlemata just sellesse liiki. Võrdlemisi karm hinnang, aga siin on ära toodud ka see, mida siis, mille puhul Kaja Kallasele niimoodi öeldi. Ehkki Kaja Kallas on ju nende kõikvõimalike küsitavate ütluste puhul ennegi tähelepanu saanud. Aga Kallas esines 2025. aasta 27. veebruaril uuskonservatiivsel maailmavaadet esindavas mõttekojas Hudson Institute Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhete teemal. Koos Hudsoni vanemteaduri Peter Ruffiga peetud esinemise käigus tuli teemaks Ukraina sõda. Kõrge esindajad, ehk siis Kaja Kallas, käis toona muuhulgas välja mõtte. Ma nüüd loen jälle maha, sellepärast keegi ütleks, et ma olen siin ise midagi välja mõelnud. Kui Euroopa ei suuda alistada Venemaad, siis kuidas sellel on võimalik alistada Hiina Rahvavabariiki? Sellest kuuleme vist küll esimest korda või seda siin ei võimendatud, aga kui Euroopa Liidul on selline kava, et alistada kõigepealt Venemaa ja seejärel ka Hiina, siis agressiivsetes plaanides või kavatsustes saab küll Euroopalt täiesti vabalt ja õigustatult süüdistada, sellepärast et kõrge esindaja Kaja Kallas on täpselt just niimoodi ennast väljendanud. Aga maitse asi. Leht ütleb niimoodi. Võimuvahetus Ungaris tõi Venemaa rünnakud Ukraina ungarlaste alale. Korduvalt on toonitatud, et Ukrainas ei ole mingisuguseid ungarlaste alasid. On üks Ukraina, osa sellest on praegu okupeeritud Vene armee poolt. Aga mis ajast on ungarlaste ala? Tõsi, sellega on soostutud, et Ukraina Taga-Karpaatides nimelt Uskorod ja see, et seal elavad etnilised ungarlased. Aga mingitest ungarlaste aladest küll juttu ei olnud. Ja nüüd see üha absurdsem tundub seetõttu väide, et nii pea kui Orban enam võimul ei ole, pärast seda hakkasid Vene sõjaväelased just ungarlasi või nende territooriume intensiivselt Ukraina territooriumil või seal, kus koha peal nad elavad, just neid pommitama. Just sellepärast, et nüüd on Peter Madjar seal võimule saanud. Üsna absurdne. Aga kui leht
Rahvusringhääling on Slovjanskisse jõudnud. Ma ei tea, mis nad seal teevad, aga vähemalt kirja pandu järgi jätab sellise mulje, et võib-olla kuskil puhvetis siiamaani. Kuulake nüüd, rindejoone lähenemise tõttu lahkuvad kohalikud oma kodudest. Me oleme siiamaani ju kogu aeg aru saanud, et rindel läheb Ukraina armeel nii hästi nagu ei mitte kunagi varem. Venelasi tõrjutakse igal rindel ja kogu aeg, need edusammud on olnud määratud, venelane muudkui taganeb, aga nüüd tunnistatakse, et millegipärast rindejoon läheneb. See tähendab, et venelased saavad küll tappa, aga rindejoon vaatamata sellele nihkub muudkui aga lääne poole ja lääne poole. Kuidas see nüüd loogiline selgitus sellele võiks olla, ei ole võimalik aru saada. Ja väike selline inimlik punkt siia juurde tahetakse veel öelda. No tavaliselt selliste sõjalugude puhul võetakse ka mingisugune üksik isik ja tema traagiline lugu loo kogu situatsiooni ja olukorra ilmestamiseks tuuakse ära ka. Ja see antud lugu ei ole erand. Svetlana töötas töötas väikeses poes müüjana. Eelmisel nädalal tegi Venemaa pomm tema poe maatasa. Nüüd valmistub ta Slovjanskist lahkuma koos alles jäänud poekaubaga. Kõigepealt tuleb pomm, teeb poe maatasa ja alles jäänud kaup, selle võtab Svetlana nüüd endaga kaasa. No võib-olla olid nii tugevad riiulid ja kaubad nii kõvad, et maja ümberringi maatasa, aga letike ikkagi terveks jäi ja kaubad seal täpselt samamoodi. Ja veel Rahvusringhäälingu töömailt Druskivkas. Sealt antakse teada niimoodi, kohalikud arvavad. Kuniks postkontor on lahti, seniks on elu alles. Selle järgi võttes on Eestis paljudes kohtades, kuna postkontorid mitte ei ole enam alles ja ei tööta, vaid isegi hoonet ei ole, siis järelikult seal enam elu ei ole. Tavaliselt võrdluste puhul ongi väga hea asendame mingisugused kohad või mingisugused terminid teistega ja saame näha, kuidas see lause enda loogika tööle hakkab. Nii et siis kuniks postkontor on alles, seniks on elu alles. Noh, Eesti äärealad, palju õnne teile. Teid ei ole olemas. Nüüd sõjauuringute instituut, mis on Ühendriikides, sealt antakse teada niimoodi, et Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu. Millal need rünnakud olid Balti riikide vastu? See, et kuskil sõda käib Ukrainas, loomulikult see on äärmiselt kahetsusväärne asi ja inimesed saavad surma, see on kohutav. Aga uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu, see tähendab, et mingid rünnakud on juba siis olnud. Millal need olid või kelle vastu on siiamaani aru saamatu, aga pealkiri on igal juhul kokku pandud just sellisel viisil. Avatud koolijuht ütleb niimoodi, mitmekeelne klassiruum, ruum ei ole, ruum võib-olla on kolmemõõtmeline, aga keelne, raske öelda. Mitmekeelset klassiruumi võiks eestikeelsetes koolides natuke vähem karta. Meie jaoks see töötab, kes see meie on, ei tea. Kui sa õpid emakeelt koos lastega, kelle jaoks see ei ole emakeel, pead ka ise oma keele üle palju rohkem mõtlema. See tähendab, et kui ma õpin kellegiga koos, kes see emakeel ei ole, siis sa pead selle keele üle rohkem mõtlema. Kus see loogika siin on või mida siin öelda tahetakse? Ma saan aru, tegelikult on see, et õigustada, näed, meie koolis kõik on korras, meie oleme välja mõelnud, meil töötab kõik suurepäraselt ja võin teistelegi oma kogemust jagada, võib-olla väikese seminari raames või kuidagi niimoodi. See on siis Sandra Järv ütleb, avatud koolijuht. Te võite vaadata, mis asi see avatud kool on. Ka küsimusi kui palju. Nii, keskerakondlik Maardu linnavõim lõpetas Ukraina laule esitanud pika ajalooga ansambli rahastamise.
see tähendab, et saada rahastus, esita Ukraina laule ja ongi korras. Mitte keegi ei võta sult mingisugust rahastamist ära. Kui sa oled mingisugune väike teater, võta Ukraina etendus, lavasta see ja niipea, kui sult kavatsetakse rahastus ära võtta, siis ütled, kuulge, vabandage väga. See sarnaneb, kunagi räägiti sellist lugu, nõukogude ajal veel, et mingisugune hoone pandi püsti ja see kukkus lihtsalt kolinal kokku. Ja siis tuli komisjon kokku, selge, siin on vaja hakata asju radikaalselt lahendama, enne asjad ei muutu, kui keegi tuleb reaalselt kinni panna. Nii, Tellis kinni panna. Tellis hakkas protesteerima, kuulge, vabandage, ma olen seest väljast punane, ise te olete mu teinud, pätsiks vorminud, ära kuumutanud, minu kinni panete, siis seate ju küsimuse alla oma enda tegevuse. Komisjon mõtles, jah, tõepoolest. Jaa, selge, Liiv kinni panna. Liiv teatas, te olete mind ise sõelunud ju. Te olete mind ise korduvalt läbi sõela lastnud ehitusplatsil. No mismoodi, panete jälle oma tegevuse küsimuse värgi alla. Ei, komisjon jõudis ainuvõimalikule järeldusele. Liiva ei tohi puutuda, seame jällegi oma tegevuse kahtluse alla. No aga siis on selge, et tsement kinni panna ja jutu lõpp. Tsement seisis seal kohmetult ja teatas, no mis mind ei ole kunagi ehitusplatsil olnudki, millest mind siis nüüd. See on siis täpselt sama nagu. Aga olgu, Aino Aaviksoo ütleb, muide väga, see on ilusti. Paneme kõigepealt piirid paika. Tervist tehisaru abiga ei ravi. Aidata saab aga küll. Doktorid, eeskätt ametnikest doktorid ja ametnikud, kes ei ole doktorid. Aino Aaviksoo on, no ma ei tea, ta ei ole ühtegi teist, aga tervist tehisaruga abiga ei ravi, see on nüüd selge, aga aidata saab küll. Kes keda aidata saab, ei tea. Täna avalikustatud Eesti õigussüsteemi raporti järgi kasutavad uurimisorganid ära meie seaduste ebamäärasust, nii et see on juba hakanud pärssima vaba ühiskonna arengut. Uurimisorganid kasutavad ära meie seaduste ebamäärasust. No muidugi kasutavad ära, kui see on niivõrd umbmäärane, aga siin tuleks otsa vaadata kellele, vaadake otsa Riigikogule, vaadake Riigikogu liikmete erinevaid arvamusavaldusi, nende seisukohavõtte ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin selle Riigikogu seisukohtade ja muu puhul trammi võrdlus kõlbaks ehk. Ma kunagi sõitsin trammis ja vaatasin, et istekohti, juhi kabiini kohal oli selline silt. Istekohti 34, seisukohti 114. Nii et siis seisukohti on palju rohkem kui istekohti. Sama käib ka Riigikogu kohta, ainult et seal on seisukohtade paljusus või nende puudumine sõltub sellest, kui palju praegu hetkel vaja on, kui palju on hetkel kasulik omada ja kui palju kahjulik, kui palju on ohutu omada ja kui palju on neid, mis ei pruugi ohutust nii väga garanteerida. Aga ole. Yana Toom ütleb meile, me ei tohiks nõuda fertiilses eas naistelt, et nad tooksid ilmale uusi maksumaksjaid. Kes on seda nõudnud? On räägitud sellest, et vähe sünnitatakse, iive on väike, sellest kõigest on räägitud, tõepoolest ja nii see on. Aga mitte keegi kuskil ei ole nõudnud fertiilses east maksumaksjate sünnitamist. Yana Toom mõtleb ise mingisuguse asja välja ja siis hakkab selle enda poolt välja mõeldud koletisega võitlema. Aga muide väga, väga mugav. Hans Väre küsib, kui kestlik on kestlik kahanemine? Me ühineme selle küsimusega. Kui kestlik on kestlik kahanemine? Kestlik kahanemine, see tähendab, et kahaneb miski, mis on lõputu. Lõputu, sellepärast, et kahanemine muudkui kestab ja kestab ja kestab ja see miski, mis kahaneb, otsa ei saa, kuna nii on ju öeldud, kahanemine kestab ja see kahanemine on veel kestlik peale kauba, see kestlik kahanemine ja see kestab lõputult. Geniaalne.
Pevkur ootab Kaitseväe soovitusi Hormuzi väina missiooni panustamiseks. Kaitseväe soovitused, no ma saan aru, et meie kaitsevägi läheb ja teeb puhta töö või oodatakse, mingist ajakirjandusest lugesin, et Kaitseväe mingid 2 laeva pidid remondis olema või pikemat aega. Niipea kui remont lõpeb, võtavad need laevad suuna Hormuzi väina poole, seal osalejad, igasugused pullad, mullad ja kõik muud, kes seal segadusi tekitavad, saavad aru, et meiega pole mängida mõtet, tõmbavad asjad koomale ja edaspidi on 2 miinilaeva, Eesti omad, mis siis hakkavad sealt kellelt maksu võtma ja keda niisama läbi laskma. Ma saan aru, et no me võime siin itsitada, kui palju tahame, aga no võiks, võt kunagi, kui arenenud sotsialismile oli omane 2 asja, takti ja mõõdutunde puudumine, võt siis me oleme jõudnud täpselt samasse punkti välja. Pevkuri sõnul ei ole tegemist nüüd saabunud USA palvega, vaid hoopis brittide ja prantslaste ühisalgatustega. Kujutage ette, et kui USA oleks avaldanud palvet Eesti, palun olge head, tulge appi, aidake meid välja. Tuleb see Karuksi lugu meelde. Margus Kurm ütleb, 12 superkohtuniku ja kontrollimatu kapo Eesti kriminaalõigus vajab otsustavat reformi. Margus Kurm oli ise ka kunagi ju juhtivprokurör. Aga kust need asjad tulevad kõikidele inimestele pähe pärast seda, kui nad sellelt positsioonilt juba on ära läinud. Seal olles naudivad neid kõiki hüvesid, mis see ametikoht endaga kaasa toob ja pärast hiljem loomulikult ohutust kaugusest, miks mitte. Juhtkiri, kliimaseaduse uus tulemine. Lõppude lõpuks tekib küsimus, kas see kliimaseadus tuleb uuesti või tuleb jälle või tuleb nagu kogu aeg, aga kliimaseadusega sõna iseenesest või termin, kliimaseadus. Kliimaseadusega reguleeritakse, ma saan aru, kliimat. Aga meil ei ole siiamaani, ehk lugejatel, enamusel lugejatest ei ole siiamaani mingit ettekujutust sellest, milliseks see kliima peab muutuma vastavalt meie uuele peatselt vastuvõetavale kliimaseadusele. Kuidas kliima, see vana jumal ise, peab hakkama kõike reguleerima vastavalt sellele, kuidas meie 101 seda otsustavad. No, üha javuramaks läheb. Ja küsimus, kas kapo näeb teie kõnesid? Eestis lahvatas vaidlus telekomi andmetele juurdepääsu üle. Mis vaidlus siin on põhjustatud sellest, et tegelikult kuulatakse ju kogu aeg. Võimaluse neid andmeid koguda, ehkki on öeldud, et seda teha ei tohi, Euroopas vastavad regulatsioonid, aga meid huvitab antud juhul siin see, kuidas kirjutatakse. Kas kapo näeb teie kõnesid? No ma saan aru, et kuulab teie kõnesid, kuuleb teie kõnesid või kuidagi, aga näeb teie kõnesid. Võib-olla see on kuidagi kurttummade või sealt, kuskilt sealt mailt, kedagi halvustamata loomulikult. Aga sõnastus jätab soovida paremat. Tagatuba ütleb hoopiski niimoodi sama asja kohta. Pealt kuulamine on massiline ja ilma kontrollita. Poliitikud kahtlustavad ulatuslikku põhiõiguste riivet. No kui juba need kahtlustavad, siis mis siis tavainimesel veel? Nii, Pelikoo tuules üritab Europarlament muuta vägistamisseadusi. Meid huvitab siin termin vägistamisseadused. Need on seadused, mille alusel võib, tuleb või saab vägistada. Ma saan aru, et vägistamist keelav seadus või veel kuidagi niimoodi, aga vägistamisseadus, sõnastus. Õhtuleht annab vabandust, ise juba samasugune. Võimuliialdus prokuratuur uurib Kose meest tulistanud politsei kiirreageerijad. Ehk siis prokuratuur uurib Kose meest tulistanud politsei kiirreageerijat. No uurida, no kuidas saab inimest uurida, no analüüsid ja kõik nii edasi. Ma saan aru, kui uurib tulistamisega seotud asjaolusid või selgitab neid asjaolusid välja või midagi veel taolist või on alustanud menetluse või menetlust või kuidagi niimoodi, aga ei, uurib kiirreageerijad. See, jällegi, seal on terve hulk ju kõik võimalikke kommunikatsiooni eksperte ju tööl, kes võiksid selle sõnastuse natukene paremaks panna, kõikidel oleks kõik selge ja ei tekiks selliseid küsimusi, nagu meil antud juhul siin tekkis.
Varro Vooglaid lahkus EKRE-st ja Martin Helme ütleb niimoodi. Tunnustan väga kõrgelt erakonna kõiki liikmeid, aga ka meie fraktsiooni liikmeid, kes panustavad oma aega erakonna töösse, panid kohalikel valimistel välja tugevad nimekirjad ning viivad nüüd kohalikul tasandil ellu meie erakonna maailmavaadet ja põhimõtteid. Kuidas on võimalik ellu viia kellegi maailmavaadet? Inimene võib omada, võib ka mitte omada, üldse mingit maailmavaadet ei oma. On nagu on, minu asi pole, mulle tuleb hommikul korraldus, mis muutub lõuna ajal, õhtuks on võib-olla uus, yes sir, yes massa, ükskõik, mingit maailmavaadet pole mulle üldse tarviski. On terve hulk inimesi, kes siiski omavad mingisugust maailmavaadet, on see siis kas monoteistlik või animalistlik või veel mingisugune, aga oma maailmavaadet ellu hakata viima, no vaata, see on, jah. Ja see räägib veel midagi põhimõtetest, no põhimõtteid ei ole kohanud ma Eestis mitte ühegi liikumisega partei puhul, mitte ühegi. Need põhimõtted muutuvad nimelt kogu aeg. See oli nagu Stalini ajal tehti nalja, kui eraldumine partei liinist võis kaasa tuua fataalsed tagajärjed. Siis öeldi targasti, mis kehtib siiamaani, mulle tundub vähemalt, maitse asi muidugi, et kõikuda võib, aga kõikuda võib ainult koos partei põhimõtete ja põhijoontega. Nii et järgite seda põhimõtet ja olete alati kindlalt. Nii, võta võim, veel üks artikkel sellest samast, millest me alustasime. Alo Raun ütleb, et muutkem Eesti Läänemere Hollandiks. Kuidas on võimalik muuta Eestit Hollandiks, Hollandit Eestiks, Inglismaad Venemaaks, Venemaad Inglismaaks, Prantsusmaad Senegaliks või Senegali Prantsusmaaks või kuidas see peaks käima. Selle Läänemerega on ka üks tore asi. Eesti jaoks on see meri, mis meid ümbritseb, mitte küll igalt poolt, aga siit vähemalt läänest ja põhjast on, meie jaoks on see keeles Läänemeri. Kõikide teiste jaoks on see Idämeri, suomeksi, Ostsee, saksi, im Deutsch ja nii edasi. Teiste puhul on see Idameri, aga meie saame aru sellest, kui Läänemerest, meie jaoks lääs, see on ida, aga võib-olla ka vastupidi. See nüüd me ei itsit absoluutselt, aga lihtsalt niimoodi on keeles ajalooliselt välja kujunenud. Päris huvitav. Andres Sutt ütleb meile, põnevaid vaidlusi võib ju pidada, aga kas just puhta õhu vastu? Kellel on kuskil midagi olnud puhta õhu vastu? Kui õnnestuks leida üks kirjutis või üks väljaütlemine selle kohta, et puhas õhk on halb või ta ei ole asjakohane või ta ei kõlba või ükskõik mida. Aga järjekordselt nagu Yana Toom leiutas enne seal midagi, täpselt leiutab nüüd Andres Sutt täpselt samamoodi. Nii, ja siis jätkab, kas tõesti tahame me kulutada rohkem fossiilkütustele, taluda rohkem saastet, sõltuda rohkem välismaistest kütustest ja maksta kinni tagajärgi. No see on juba mingisugune niisugune demagoogia kõrgem klass, mis ei tähenda mitte midagi, aga sisaldab hulganisti väga huvitavaid sõnu. No jah, võtab kokutab. Andres Adamson arvab, Kreml tunnistas setosid eraldi rahvana, et eestlaste ja setode vahel tüli külvata. See tähendab, et setod ei olnud, Adamson väidab antud juhul siin, eestlased ja setod, see tähendab, et setod ei ole eestlased, ei kuulu eestlaste hulka. Nüüd paneme asjad selles mõttes ajaloolises perspektiivis ka paika. Venemaa tunnistas setosid eraldi rahvakilluna kaugelt üle 10 aastat tagasi. Miks see nüüd ette tuli? Aga nüüd on ta lihtsalt propagandistlikult kasulik, on võimalik ennast jälle püünele uputada ja Kreml tunnistas setosi eraldi rahvana, see on ju väga tore, et tunnustas. Aga nüüd, miks ta seda tegi,
et eestlaste ja setode, tulete, paneme nüüd tähele, vahel tüli külvata. Ja mitte ei tunnistatud ka kui eraldi rahvusena, vaid rahvakilluna. Tasuks alati algallikate juurde minna. Nii, kas päikesepaneelid tasuvad ära? See on hea küsimus. Ja nüüd lõpuks oli ju vaja õpilast. Õpilase põhjalik uurimistöö andis vastuse. Siiamaani on meil Kliimaministeerium oma sadade ja jätkusuutlike kestlike arengute spetsialistide ja ekspertidega muudku ainult arutanud. Nüüd lõpuks leiti õpilane keskkoolis, gümnaasiumis, kes selle küsimuse lõppude lõpuks ära lahendas. Bravo, miljonid on kulunud enne õpilast, aga selgeks ei ole tehtud. Õpilane, tubli. Muide, Ukrainast veel korra nii palju anti teada, et NABU, see on siis see korruptsioonivastane komisjon, mis on loodud, mis no ei ole täpselt teada, aga väidetakse vähemalt, et ta on suuresti ameeriklaste kontrolli all, on alustanud kriminaalasja, millega see lõpeb, loomulikult ei tea. Me ei ole siin mingisugused ennustajad ega me ei taha ka siin mitte midagi väita, lihtsalt ütleme nii palju, et NABU, see samane komisjon, on alustanud menetlust, kelle Zelenski abikaasa suhtes väidetavate mingisuguste rikkumistega. Kuivõrd tõsine see asi on, ei tea, eks ajalugu näitab. No meile tundus ka hiljaaegu, et ega Jermak ega ja Minditš ja kõik need on ju kõik puhtad kui prillikivid. Nüüd selgub, et hoopiski, et nagu eriti nagu ei ole ka ja uurimine on käima pandud ja näis, millega see lõppemas on. Ja muide, Viktor Juščenko rääkis ka hiljaaegu, andis pikema intervjuud Ukrainska Pravdas ja selle trükkisid ära ka mitme Strana UA näiteks. See on Ukraina väljaanded. Ja seal muu hulgas kurtis ta, et see on ikka igavene jama küll, et suurem osa ukrainlastest ei taha kuidagi ukraina keelt õppida. Pange nüüd see kuidagi kokku, mida meil on räägitud siiamaani, et ukrainlased ja seal kuskil Ida-Ukrainas olid ka mingisugused vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Aga nüüd ütleb ta, et suurem osa ukrainlastest ei taha ukraina keelt õppida. Muidugi see on, oleme nüüd ausad, põhiliselt mida Ukrainas räägitakse on siiski suržik ja puhast kirjanduslikku Ukraina kirjakeelt valdab umbes 500 000. Nii et see number ei ole kuigi suur, aga suržik, see on siis vene ja lõunavene ja kõikide nende aktsentide ja murrakute ja murrete kooslus. See on umbes nagu, võru keel on veel võib-olla isegi erinevam. Kui teile ütled, et verreva kalsa, mis see võiks tähendada? Verreva kalsa on sul punased püksid, mitte sul on, aga lihtsalt punased püksid. Ja kui mandrieestlane või põhjaeestlane ütleb, et ei näe, siis võrakas ütleb näe. Ja seal selle ei lõpus on ta nagu lõigatud ja seal nüüd osad püüavad panna sinna ka sellist kuumärki, aga see ilmselt päris õige ei ole. Nii et keelega ka niimoodi. Mis siis veel? Siin on Leedu, Ukraina muide press pööras tähelepanu ka sellele, et Leedu minister kutsus otseselt üles näitama Venemaale, et NATO on vägagi võitlusvõimeline ja et NATO on võimeline hoobiga hävitama kõik Valgevene rakettide stardiseadeldised, kogu kaitse ja üldse pühkima Valgevene kaardilt minema. Muide selle avalduse mõistsid hukka isegi lääne tõsisemad vaatlejad, et see on otsene ähvardus ja otsene sõja kuulutamine peaaegu. Aga see meie asi on neid asju lihtsalt jälgida, vaadata, mis toimub ja
ja vaadata, mis toimuma hakkab. Nii, muide veel nii palju rahvusvahelisest pressist, et kui meil ilmus ju teade selle kohta, et USA senat ei pikendanud Vene nafta vedu sanktsioonide alt vabastamist, et kõik sanktsioonid pidid jälle kehtima hakkama, siis sellest ei teatanud välispressis, ma mõtlen neid suuremaid väljaandeid nagu Washington Post, New York Times, Philadelphia Inquirer, Saksa omad täpselt samamoodi, suuremad, isegi Al Jazeera mitte ühegi sõnaga. Ja siis tuli teada, et ei, ikka pikendatakse, veel pikendatakse, et Venemaa võib vabalt siiamaani edasi kaubelda ja veelgi enam. See oli küll meie pressis ka olemas, et Prantsusmaa, Belgia ja keegi oli veel, on hoopiski suurendanud gaasitarneid Venemaalt ja on teinud seda suuremas mahus kui enne sõja algust. Nii et kuidas siis võtke või jätke. Meie oleme siin muidugi kõige kõvemad, me ostame seda sama gaasi võib-olla aga läbi kellegi poolt vahendatult ja 3 korda kallimalt kui muidu. Ja muide Inglismaa muide Keir Starmer on sellest saanud ka praegu üsna kõvasti riielda. Ka Inglismaa on lõdvendanud sanktsioone seoses Vene naftaga. Neil on päris selline, kes see majas on üks inimese keha osa, mille viibimine kuskil majas tähendab seda, et asjad on käest ära. Olgu, Erki Koort ütleb meile niimoodi, kuidas Hiinast sai nädalaga maailma tähtsaim suur riik. Kas tõesti nädalaga on see juhtunud? Hiina, see ei olnud tõsi küll mitte nii eriti ammu, kui hiinlastele soovitati seda, et igal hiinlasel peab olema oma hoovis valutsehh või mingisugune Malmi valukoda, kus saab ise metalli töödelda. Tänaseks seda muidugi enam ei ole, aga see ei juhtunud nädalaga. See on juhtunud aastakümnetega, midagi ei ole teha. Hiina on vaata, et praegu maailmas äkki isegi numero 1 oma majandusnäitajate poolest. Rahvaarvult on ta nii. Võt nüüd Indiaga ei tea, kuidas selle Indiaga on nii või naa, aga igal juhul. Ja siin see võib meile meeldida, ei pruugi meeldida, jätab ükskõik, aga tegemist on suurriigiga ja ta ei saanud selleks nädalaga. Võib-olla Erki Koort lihtsalt, tahtis siin piltlikult midagi öelda, selles mõttes võib-olla piltlikult jah, maailma ajaloo kogu kuluga võrreldes on see muidugi see mõnikümmend aastat, ei olegi kuigi pikk aeg. Nii, endised küberpolitseinikud lõid kõhedust tekitavalt efektiivse küberluure platvormi ja ütlevad niimoodi, see on nüüd mis kõige huvitavam. Internetis saladusi pole, aga mis te siis ütlete meie valimissüsteemi kohta? See pidi olema ju valimised pidid olema salajased ja ühetaolised, ka e-valimised ja kui nüüd need samased suuremad spetsialistid ütlevad, et kallid sõbrad, aga saladusi ikkagi ei ole. Miks nad peaksid valetama? Või miks nad peaksid desinformatsiooni üldsusele ette paiskama? Ju siis see niimoodi ongi ja selle hulka käib loomulikult ka e-valimised. Või on see üleilmne ja üleüldine selline miraakulum. Nii, võta võim veel üks, Keili Tulits, kunagi räägiti, paratama see nimi, ega nime kohta ei ole midagi öelda, aga Keili Tulits, ütleb niimoodi. Kas tõesti on normaalne see, et inimesi sunnitakse oma häda metsa alla tegema? Järjekordselt, kes on kunagi sundinud kedagi metsa alla oma häda tegema? Kas kedagi sunnitakse, rebitakse autost välja, tule välja, nii, siin on metsake, hakka tegema. Mul ei ole häda, see ei loe. Me sunnime sind, rakendame sunniraha, sunnimeetmeid ja üleüldist sundi. See on järjekordselt näide, ta mõtleb ühe asja välja ja siis hakkab selle oma välja mõeldud koletisega ise võitlema. Fookus ütleb niimoodi. President Alar Karis eksitab avalikkust, kui väidab, et sanktsioonid ei tööta. Mõeldud on neid sanktsioone, mis on kehtestatud Venemaa suhtes 20. pakett on juba arutusel.
kui need oleksid olnud edukad ja need sanktsioonid oleksid töötanud, siis ei oleks neid nii palju vaja olnud. Oleks üks kehtestatud, eeldati, et Venemaa kukub kohe käpuli, inimesed jooksevad laiali, majandus laguneb laiali ja me saame hakata seda suurt tükki siin jagama, see sulle, see mulle, aga seda ei juhtunud. Ja seda, et need sanktsioonid soovitul kujul ei tööta, seda on tunnistanud maailma tippteadlased ja ka päris teadlased. Jeffrey Sachs seal hulgas. Aga noh, meie ajakirjandus arvab niimoodi. Õhtuleht ütleb niimoodi. Kindral Riho Terras annab meile teada, väga äge, et Ukraina droonid on jõudnud Moskvasse. Väga äge. See kõnepruuk iseloomustab sellist teismelist. Väga äge uus sikkel. Oi kui äge. Kõik see on nii äge. Aga kui tsiviilisikud seal pihta saavad, siis see kõik on äge. No europarlamentääri ehk parlamendi liikme käest ja mingi poliitiku käest ootaks veidi teistsugust kõna või ma ei tea, kõnepruuki või sõnavara. Aga võib-olla on liiga palju tahetud. Kolonel Kiviselg ütleb niimoodi. Oht droonide sattumiseks Eesti õhuruumi ainult kasvab. See tähendab, et me peame olema selleks valmis, et siia tulevad droonid üha rohkem ja rohkem. Alles plahvatas Lätis jälle üks. Ja nüüd on siis kujunenud välja võrdlemisi niisugune skisofreeniline olukord, et Läti ja Eesti ja Leedu on drooni ohus, inimesed jooksevad varjendisse, sellepärast et droonid lendavad. Ukraina saadab neid välja, siin on Ukraina droonid, aga Venemaa on süüdi. Ilmselt on mingisugune kokkulepe olemas, et Ukrainat ei tohi milleski süüdistada. Ja nüüd see kommunikatsioon, mille autoriks on siis, kas ma ei tea, kes need on spetsialistid Kaitseministeeriumist või kaitsejõududest või propastopist või kuskilt. Igal juhul nende tegevus on antud juhul, ei oska midagi muud öelda kui haletsusväärne. Kujutage ette, mismoodi meile räägitakse. Nüüd eriti nendes olukordades, kus eeldaks selgust, sirge seljalisust, üheti mõistetavust, ei mingit ambivalentsust, et huvita, kas see on nüüd nii või naa või kolmat viisi. Rahvas peaks olema täpselt informeeritud, mida teha, kuhu minna, üks või teine olukord, tingib võt selle, kelle droon, kui Eesti Vabariigi valitsus ei ole andnud luba Ukraina droonidele siit kaudu objekte Venemaal rünnata, siis tuleb seda ka teada anda. Siis tuleb seda teada anda ka Ukraina valitsusele, et see tuleb ära lõpetada, see peab ära lõppema. Nüüd viimasel korral räägiti meile seoses selle Põltsamaa lähedale kukkunud drooniga, et juba Leedust tõusid üles hävitajad, mis jälitasid neid radari ekraanile ilmunud droone. Droon lendab umbes 150 kilomeetrit tunnis. Hävitaja miinimum lennukiirus on umbes 400 või plussiga. See on, kui ta vaevu õhus püsib. See on ikkagi kordades kiirem kui see droon. Kuidas on võimalik neid jälitada? Nende sabas sõites. No ei ole võimalik. No tiirutame. Ja siis öeldi meile ka seda, et need droonid tulid ju Venemaa poolt. Kas see hävituslennuk või see paar ootas, teati, et see läheb Venemaa territooriumile, sisenes Venemaa territooriumile, venelased lülitasid sisse mingisuguse kavala ristapuu ja juhtisid need tagasi. Nii kaua hävituslennukid ootasid, nad teadsid, et need tulevad sealt tagasi ja tagasi teel Põltsamaa kohal siis või kuskil umbes seal lasti alla. Kogu sõnum, meie praeguse jutu mõte ja sõnum on selles, et see kommunikatsioon peaks olema selge, selle juurde tuleks jääda, see peaks olema üheselt võetav, arusaadav kõikidele ja nii lihtne see ongi. Muidu jäetakse mulje, hoopiski sellest hakatakse nendes sõnumites kahtlema, hakatakse hullemal juhul võib-olla isegi ilkuma neid edastavate inimeste üle. See on nagu, ma kujutan ette, kui Jürgen Ligi näiteks, ja kui Jürgen Ligile ütleks sutt, et nüüd on niisugune lugu, et maal tegelikult külgetõmbe jõudu ju ei olegi
ja samal hetkel oleks huvitav pilt vaadata, kuidas stardib maalt läbi kõikide Saturni rõngaste Jürgen Ligi ja kes tuleb mingisuguse suure kaarega tagasi, teatab, et täpselt nii ongi. No uskumatu, aga jääb selline mulje. Üks nali on ka hea, kunstnike liidu 700 000 eurost on päris eurot oli, öeldakse niimoodi, kunstnike liidu 700 000 eurot olid jäämäe veepealne osa. Suurem pettuste laine algas Eestis aprillis, 700 000. Aga vaadake, kui pingsalt välditakse seda, kust koha pealt need petukõned reeglina pärit on. See on Ukraina. Võt siin on nüüd see neurolingvistiline programmeerimine, kõik need jamad, mis siin toimuvad, need suured pettused ja väljapetmised, ka Jermolajevi vabastamine 8 miljoni vastu oludes, kus ta pettis välja vähemalt 100 miljonit. Neid ei tohi kuidagi moodi seostada, neid ei tohi anda võimalust, et neid seostatakse kuidagi moodi Ukrainaga. Niipea kui tuleb Ukraina pettur, see jääb inimestele meelde, aga sellist sõnapaari ei tohi tekkida. Nii et objektiivsus antud juhul loomulikult kannatab. Jah, kuskilt mingisugused petturid, jah, kuskilt, jah, võib olla, jah, ei tea. Aga kujutage nüüd ette, et kui see oleksid mingisugused Senegali või palun väga Venemaa omad, siin oleks ainult sõnapaar Vene, pettur, agressiivne ja nii edasi. Ma lihtsalt tahan öelda, et kuidas neid tekste tehakse. Pidi olema nüüd niimoodi ka, et see kunstnike liidu 700 000 on tänaseks laekunud Mustkunstnike liidu arvele. Noh, me võime siin natuke ilkuda ka. Nali muidugi. Jürgen Ligi kohta oli ka, et meil oli päevad temast enne juttu ka, soovitan, tema ütleb niimoodi. Ma soovitan hindade pärast mitte nii palju põdeda. Ärge põdege. Lihtsalt. Visake vedru nurka või välja või kuskile. Ärge põdege. Pöörduge perearsti poole. Valitsus tutvustas uuendatud julgeolekupoliitikat. Inimesel tuleb vähemalt 7 päeva iseseisvalt hakkama saada. Valitsus tutvustas uuendatud julgeolekupoliitika. Julgeolekupoliitika seisneb siis selles, et inimesel tuleb 7 päeva hakkama saada. See ei käi muidugi valitsusliikmete ja parlamendi liikmete kohta, need sõidavad esimese võimalusel otse kohe minema. Pidigi olema tegelikult, kunagi vähemalt oli selline doktriin, mingi tegevuste puhkedes on see seltskond siit eelisjärjekorras soodustatud tingimustel välja toimetatud. Aga milleks meile siis mingisugused üldse ametkonnad, kui me peame ise mingite jamade tekkimisel kõik ise hakkama saama? Ma ei tea. Erki Koort ütleb veel ka niimoodi. Järgmisel esmaspäeval lahkub töölt viimanegi prokurör. Kas tõesti? Pange tähele, ei lahku. Avalikus ruumis käib tõsimeeli õiguskaitsesüsteemi lammutamine ja selle tulemusena ei satu ohtu mitte ainult õigusriik, vaid ka riigi suutlikkus pedofiilid ja spioonid kätte saada. See tähendab, et kui irisetakse 9 aastat kestvate menetluste üle, kohtumenetluste üle ja nii edasi, aastaid kestvate vintsutuste kõige selle üle, siis igasugune kriitika selle üle on ainult käsitletav kui õigussüsteemi lammutamine. Ja kui palju on siis vahepeal kätte saadud pedofiile ja spioone? Tekibki küsimus. Mitte eriti palju, aga nüüd on teada, mille pärast neid nii vähe kätte on saadud, sellepärast, et käib õigusriigi aluste lammutamine. Ja poliitikute jutt sellest, et käib laus pealt kuulamine ja seal juures veel ebaseaduslik, ei tähenda mitte midagi. Kevadtormi juht ütleb, droonide tõrjumisel oleme teinud sammu edasi. No ja siis äkki astuks sammu tagasi, droon läheks siis mööda, paremale vasakule, äkki teeks mingisuguse hüppe kuskile poole. No jällegi, katsume kuidagi moodi seletada nii, et inimesed ka aru saavad. Spordiuudis küll, aga sõnastus jällegi. Mark Lajal kaotas Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis venelasele. No enam ei ole ei tähtis ei kellegi nimet ei ole pandud veel agressorriigi esindajale. No
ma saan aru, et kui on üks on rahvuse põhine, siis eestlane kaotas Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis venelasele, täiesti loogiline. Aga kui on Mark Laajal, siis no ütleme, et midagi niimoodi. Nii, meil on nüüd nii palju aega, et ma katsun teile pakkuda väikse üllatuse. Mul on siiralt kahju, et ei ole Margus Lepat, kes kannaks selle hoopis teistmoodi ette. Sündikaat 1 ilmus tükk aega tagasi, Sündikaat 2 mitte eriti ammu ja on põhjustanud juba kohutavalt palju vastakaid arvamusi, ühesuguseid arvamusi, aga selles mõttes on kõik kokku jooksnud, et kõik see sarnaneb väga ja väga suures mahus sellega, mis on ka tegelikult olnud. Kas te 10 miljoni afääri mäletate? Ja nüüd autor on teada, aga väga lähedalt seotud isik antud protsessiga 10 miljonist. Ma kannan selle puterdamisega ette, andke mulle palun andeks. Ma ütlen veel kord, et Margus Lepa oleks siin antud juhul palju parem olnud. Ja vaadake või mõelge, siis ise mitte ärge vaadake, vaid mõelge, kas siin võib olla midagi, mis ka üsna tõene võiks olla. Ja niimoodi, lähme siis. Nüüd on tekst autoril, mitte minu. See on kirjutatud tükk aega tagasi. Et ausalt kõik ära rääkida, tuleb alustada sellest, kuidas me Unoga pühapäeval Kosel lastehaigla osakonnas palatisse linnud tellisime. Kirjutamise ajal oli aktuaalne meediateema Kose lastehaigla majja bordelli loomise skandaal. Uno saatis esimese veel tagasi ja ütles, et tema soovis meedium, linnud toonud kantpeaga mühatas pahaselt, et need ei olegi hambaga proovimiseks. Olgu, vastas Uno, ma proovin siis keelega. Mina sain sel ajal enda omaga juba jutule. Sain teada, et ta nimi on Veera ja ta töötab Balti jaamas kassapidajana. Töö kõrvalt õpib ta aga ja tahab saada geishaks. Geishaks tahab ta saada sellepärast, et vanem sanitar on Goša. See tundus vaeseks selle kõige tähtsam amet olema, sest Goša käes oli kogu palati vastastikusa kabistamise kassa. Goša kandis ka mõnikord lipsu, tõsi, see oli kummiga, plastmassist ja punutud. See eest ilusat ultramariini karva ja täitsa puhas. Uno särk oli juba mitu nädalat vahetamata, tal polnud vahepeal aega koju minna. Niisiis maitsesime linde ja kõrvale rüüpasime head punast veini. Ma ei räägi sellest, et Uno haritud mehena teadis, lindude kõrvale kõlbavat juua ainult valget. Sellest saigi kõik edaspidine alguse. Kusagilt ilmus välja Goša, Bajan, mida reformvoodi serval, kõige tähtsam on läbi viia reform ja muidugi mõõdukalt kriuksudes. Vaata Uno teosed 4. köidelehekülg 47. Jalgu kõigutav Uno agaralt näppis ja ühes käes triiki täis teeglas jäleda valge vedelikuga, teises keedetud ja seda nilbem Rakvere sardell. Uno, kõik mis on mõnus, tuleb kohe ette võtta. Niisiis Uno algatas lastehaigla palatist tõsise viina võtmise. Et Uno oli vahepeal jõudnud juba end tutvustada ja selle peale tõi Goša Kremljovska asemel Royali liitrise pudeli. Nagu Goša hilisemast jutust võis järeldada, ei tinginud Royali ilmumist siiski Uno väline sarnasus royalistliku partei pääliku Kallega, vaid Goša tõsine muusikahuvi. Ma arvasin, et Bajanil on raske kuupaiste sonaatia mängida, seepärast tõin Royali poetomu Prinos Royal, poetomu. No jah, nii et lastehaiglas oli klaver põõsas. Pärast leidis Uno põõsast veel 2 kibedat nastoikad ja 1 alkoholi vaba õlle. Viimase valasta juba kuraasiks muutunud Veerale. Jah, sõnaga asi väljus kontrolli alt. Ma vist tukastasin vahepeal natuke järgmine asi, mis meenub oli järgmine pilt. Goša oli 4 käpukil keskel, tema ümber õed ja muud sulelised. Uno oli kuskilt leidnud puithaamri, kopsis sellega Veerale vastu paljaid kannikaid ja karjus kileda häälega, et Veera tuleb panna teisele lugemisele. Või oli see, tuleb lugeda teisele panemisele. Veera kiljus ja kihistas naerda. Goša aga vist juba ütles, et gospoda võisas sadamasa ne platili. Järgmisel päeval saime Unniga karja õllekas kokku, mõlemal päed valutasid koledasti. Mäletan, et Unn käis veel korraks üleval Tiidu käest pappi juurde küsimas. Karja õlleka majas elab üleval Vähja Tiit. Aga siis sai ka see otsa,
6. kannu juures arutasime, mida teha, kuhu minna ja kust raha saada. Uno ettepanekul läksime koos panka. Arvasin, et tal on seal mõni pudel, aga selgus, et oli hoopis plaan. Uno võttis kapist 2 suurt juudist kotti ja ütles, et nüüd läheme võtame natuke raha. Uno helistas kuhugi ja siis tuigerdasime koos. Uno ees, mina järel panga varahoidlasse ja Uno käsul hakkasime kottidesse raha toppima. Poiss, võtta ainult taalasid. Kotid täis, tatsasime pangamajast tänavale. Kuhu nüüd? Uno ainult mõmises midagi, millest ma aru ei saanud, käisime läbi pea kõik linna valuutavahetuspunktid, kus Unn üritas taalasid EVP-deks vahetada. Mina veel arvasin, et vatkus Eesti mees, aga mitte kedagi ei tahtnud seda teha, mitte keegi, ei tahtnud seda teha. Lõpuks istusime väsinult kuskil poe taga taarakastide vahel, 2 pehmet taalapampu istumise all ja rüüpasime lonkshaaval portveini. Milleks sulle EVP-d, Unn? Tead, poiss, ma tahan oma Merivälja krunti erastada, sellepärast. Lõpetuseks pean ütlema, et ainuke asi, mida me saavutasime, oli, et EVP kurss natuke tõusis. Kummu sellest, et Unn taalasid iga hinna eest ümber tahab lüüa, muidugi levis kulutulena ja vapustas maaklereid, kes oletasid, et ühispangal inside tradingu järel Unn EVP-desse enam ei investeeri. Peab tunnistama, et niisugune käitumine ajas mõnevõrra segadusse ka George Sorosi, kes aga üpris kiiresti rahunes. Ka teised spekulandid rahunesid ja hakkasid uuesti kohvi ja kakao ube kokku ostma. Samas olen kuulnud, et Harry Männil külvanud siiski igaks juhuks Paraguay's 800 000 aakrit EVP-sid täis. Epiloog. Mis sai taalapampudest, vihjamata küll millelegi soovitan uurida Pampersi müügiga raha teeniva korporatsiooni lepinguid tootearandajaga kellegi von Ulrichseega ja kellele kuulub tänane autoriõigus. Pampersi idee turgatas mulle pähe juba siis, kui ma aru sain, et selle taalapampudega oleme küll omadega kuses. Uno ütles niimoodi. Merivälja krundi ostis Unn siiski ära ja mitte EVP-de eest, mida talle ei õnnestunudki kokku osta, vaid viimase hädast tuli maa hinda Tallinnassi alandada Unnile taskukohase suuruseni. Selleks tuli põhja lasta kogu maa hindamissüsteem Eestis, aga see on juba teine lugu. Uno ja tema rõõsa piiga elavad õnnelikult oma tagasihoidlikus, kuid külalislahkes Merivälja kodus. Külalisi kostitab peremees kuuma teega, otse aukohal seisvast suurest ja helklevast roostevabast plekist tuula samavarist. Tee kõrvale võib krõbistada magusaid kuivikuid, mida selles peres paistab olevat lugematult palju. Uno! Allul hoidsin enda jaoks kotikese igaks juhuks varus. Nüüd ajan kõik ühe teise mehe kraesse ja ega mul neid enam vaja ei lähegi. Maitsema on hakanud nad sellelgi poolest. 4. Napsitamisega on Unn selge lõpu teinud. Olen mõõdukas ainult poliitiliselt. Biseksuaalne on Unni sõnul ainult nugis ja ka seda ainult parlamentaarsel tasemel. Uunu ei ole meil kunagi seksuaalne olnud, lisab kelmikalt naeratades kuivikuid serveeriv võluv kaasa. Kui kellelgi midagi tuli tuttav ette, siis ilmselt oli asjal natuke tõsi taga ka. Nii et siis kogu tõde 10 oli loo nimi. Sellega täna lõpetame ja täname veel kord kõiki meile abi osutanud inimesi. Loodame, et teid tuleb juurde. Ja loomulikult meie püha sõda läheb edasi.